Nii, aga traditsiooniline ülevaade Elva linnavalitsuse tööst ja ära linnapäevaks. Tere ka minu poolt ja ilusat jätkuvat jõuluaega, et ma loodan, et need ennustused, mis meedia peaks toimima, et maailma lõpp ei tule ja meie töö ikka vilja kannab, et ennustusi varsti täitsa. Saavadki vaeva küll. Aga arvutati eelarve laekumine 1. detsembri seisuga on 2,540 miljonit eurot, mis on 6% enam eelmise aasta tulumaksu laekumisest. Tulud eelarve 1. detsembriga on täidetud 96% ja tulude osas 82%. See on siis 1. detsembri seis. 2013 aastal on Elva Eesti metsapealinn. Kui metsapealine tegevusest lähemalt teada tahete, siis Reelo on selle projekti juht ja oskab lähemalt rääkima nendest tegevustest, mis järgmisel aastal metsapealina raames ette võetakse. Detsembri alguses avati Elva reovee puhasti hanke. Reovee puhasti hanke maksumus on 2,550 000 eurot pluss käibemaks. Ja tänasel volikogu istungil me peame garanteerima selle reovee puhastuse oma osaluse 200 000 euro ulatuses. Mis siis tuleb meil endal välja käia, et siin, nagu te teate, on ka reovee puhastisse jookseb ka Käärgi, Aleviku reoveed, et siin Rõõmu vallaga meil on läbirääkimised ja keerulised on, nagu ma eelmine volikogu ütlesin, aga me loodame, et sealt ka midagi ikkagi toetust tulema. Igal juhul praegu me peame 200 000 eurot ise garanteerima oma osalust. 21. detsembril toimub Elva perekodu majade avamine. Nii et lastekodu siis kolib ära peremajadesse 21. detsembril. Elektrienergia hankimiseks viidi läbi avatud hankemenetlusega riigihange. Leping sõlmiti Eesti Energia AS-iga. Elektrihanke tulemusena on 50% baasenergia hinnaks 45,92 eurot megavatt-tunnist ja 50% on meil vabaturu hinnaga, mis on siis vabaturu hind pluss 0,38 eurot megavatt-tunnist. Hindadel lisandub käibemaks. Et võrdluseks nii palju, et Tartus on hangitud elektrienergia fikseeritud hinnaks 49,7 eurot megavatt-tunnist ja 128 omavalitsuse ühishankel kujus elektri hind ööhinnaks 46,47 ja päevahinnaks 51,11 eurot. Nii et Elval on meil on kõik hinnad nagu saime odavama. Peedu Veskitamme rekonstrueerimine ja Elva jõe kalasootide avamiseks oleme koostamas taotluskikki, mille esitamistähtaeg on 28 jaanuar. Projekti käigus, teostamise käigus renoveeritakse Peedu tamm, ehitatakse kalapääsud, asendatakse regulaatori varjad, puhastatakse Peedu vaisär setetes, avatakse soodid ja rajatakse kalade pudemiskohad. Nimetatud projektil on oma osalus 0%, ehk kui taotlus rahuldatakse, siis 100% läheb töö KIK-i rahades, mis puudutab siis muidugi abikuludlikke kulusid. Matkakeskuses Elva-teemalise muuseumide avamiseks toimunud esimesed töökoosolekud. Härra Kalju Hoop on teinud taotluse ERMile 500 Elva-teemalise museaali deponeerimiseks, mis enamasti on fotod ja dokumendid arhivaarid. Samuti tegeletakse ekspositsiooni väljapaneku kontseptsiooniga. See on siis milline mööbel ja kuidas kas elektrooniline ja nendel teemadel käivad siis arutelud. Rannu, Rõngu, Puhja ja Elva omavalitsustöötajate ühiskoolitusel on toimunud 2 koolitust. Elvas räägiti haridusteemadelt ja ühistranspordi korraldamisest. Rannus arutati koostöö võimalikkusest sotsiaal- ja kommunaalvaldkondade teemadel. Rannus jõudis seisukohale, et ühine menetlusteenistuse loomine on mitme omavalitsuse peale mõistlik lahendus. Linnavalitsuse töötajad osalesid novembri lõpus ühiskoolitusel ametniku eetika ja korruptsiooni käsitlemisel.
palju kirgi kütnud kooli tugispetsialistide palkade osas on positiivseid uudiseid. Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas oma kirjas omavalitsusjuhtidele ütleb järgmist. 3,4 miljoni euro ulatuses kompenseeritakse aastal 2013 tugispetsialistide palgad omavalitsusele. See ei ole veel muidugi lõplikult otsustatud. Kui parlament paneb tugispetsialistide rahastamise Haridus- ja Teadusministeeriumi ülesandeks, on selleks vaja ette näha riigieelarves vastav raha. Samuti jääb alles koolimajade investeerimiskomponent 3,2 miljonit eurot. Alates 2014. aastast luuakse Euroopa Liidu toel investeerimisfondid. Omavalitsused saavad valida, kas jäävad saama tänast investeeringutoetust või taotlevad raha uuesti investeeringufondist. Mõlemat ei saa. Ja selle nädala neljapäeval kohtun ma Puhja ja Rõngu vallavanematega hariduse küsimustes. Minu poolt kõik praegu. Nii, aitäh, kas on veel küsimusi? See avatud lastekodu maja, eks ju, seinad jäävadki mustaks. Jah, arhitekt on niimoodi projekteerimist alles või õnneks. Mis kuradi päevad tõus. Maitse ja kunsti. Kas oled nüüd kavatiivile kollased need põsed ja need asjad? Põsed on ilusad, aga musta on liiga palju. Jah, meile üllatuseks tuli ka see. Kuulge, ta on lapsevatta teadus. Ma arvan, et sinna selle kohta võiks mingi tähelepaneku teha. Tegelikult projektiga kinnitasite teie, et kes seda asja ei ole vaadata. Fassaadil oli värvi, aga linn kinnitas. Teid suva väljast. Seal on ju planeeringus on kõik kirjad. Eks seda lastekodu näeb ise, aga võib-olla peaks seda järgmine aasta ikkagi üle räägima. Tegelikult see oli ka eelmisel volikogu istungil oli kerge arutelu selle üle ja Kai vastas siin ühte teist ja kommenteeris, et tahaks midagi korrata. No mis ma ikka kordan, et projektijärgselt oli mustlaudis ette nähtud, kollane priis ja kollase aknapõsed. Veedvalgustus pimedal ajal lisab eriefekti. Et ise arvan, et majad ei ole suhtlugi koledud, nüüd valmis projektiga, kui tulevad välja tänavale kollased rastipiirded, siis läheb juba kohtajuuseks, et kollane nii-öelda päästab päeva. Ja valmis asjana anda huvitav ja natuke omal ajal. Mina ei nuta. Kuigi projekteerimise juures oli kaasatud nii linn, ministeerium, kui siis mina osalesin seal. Esimesed eskiisi oli see pilgustad ei olnud ja valmist tulemas. Nii, aga on veel küsimusi linnavalitsusele? Küsimusi ei ole, siis läheme järgmise päevakorra juurde ja